Tere! Selles videos näitan sulle, kuidas otsida, kopeerida ja kleepida sünnipäevaluuletust meie fotokollaaži juurde. Olen avanud juba Fotojeti keskkonna ning teinud siin valmis kollaaži. Siin on näha koht, kuhu ma soovin luuletust leida ja panna. Esmalt lähen avan nüüd uue vahelehe. Nüüd kasutan otsingumootorit, trükin sisse sobiva otsingusõna, näiteks sünnipäevaluuletus. Nii, minul tuleb juba valik, sest olen seda otsingut juba proovinud. Ehk piisas ainult S-tähe trükkimisest ja vajutan Enterit. Nii, siin üleval on näha, et 0,37 sekundit kulus otsingu jaoks ja kokku 93 800 tulemust. Nii paljusid lehekülgi ma läbi käia ei oska või pigem ei taha, sellepärast vaatame esimest paari. Teeme lahti esimese valiku. Siin on väga palju reklaami, panen selle reklaami kinni. Korraga on näha siin ühte luuletust. Saan veel valida naljakaid sünnipäevaluuletusi ja sünnipäevaluuletusi lastele. No lähme vaatame ka teist lehekülge. Liigun tagasi oma otsingu tulemuste juurde ja avan teise lehekülje. See lehekülg näeb väga ilus välja, siin on vähe reklaami ja sellepärast hakkan ma sellega tutvuma. Lisaks sünnipäevaluuletustele näha, et siin leiab ka teisteks juhtudeks luuletusi, aga meie jääme siia. Nii, siin on Jaan Klaplinski luuletus ja veel ilma autorita luuletusi. Kui ma soovin võtta siit mõne luuletuse, millele autorit pole lisatud, siis jäta palun meelde, et lisaks luuletuse kopeerimisele tuleb luuletuse juurde siit ülevalt kopeerida ka aadress, millisest allikast luuletus on võetud. Kuna luuletus on autori õigustega kaitstud teos, siis koolitöös kasutades me alati viitame, näitame, kes on autor või kust me selle luuletuse leidsime. Minule meeldis hoopis see luuletus, kus on juba autor juures ja sellepärast kopeerin selle oma töösse. Kopeerimiseks tuleb esmalt kopeeritav tekst ära märkida. Lohistan hiirega üle teksti ja nüüd on märgitud. Nüüd on vaja mul anda käsklus kopeeri. Mina kasutan selleks klaviatuuri. Vajutan alla klahvi kontroll ja siis klahvid C korraga. C. Mitte midagi küll ei juhtunud, aga arvuti jättis meelde, et ma soovin selle teksti nüüd kopeerida. Nüüd ma liigun sellesse kohta, kuhu ma teksti soovin. Avan oma kollaaži, kursor vilgub ja nüüd on vaja arvutile öelda, et kleebi see tekst siia. Nüüd ma vajutan Ctrl V oma klaviatuuril. V-täht. Ja näha, et minu tekst tuli ilusti siia. Kuna minu luuletusel on siin all kenasti kirjas, et see on Jaan Klaplinski luuletus, siis ei pea ma hakkama kopeerima ja kleepima siia luuletuse aadressi. Kui sa valisid ilma autorite luuletuse, siis ma pean veel kordama kopeeri ja kleebi käsklust. Lähen siia leheküljele, kust ma luuletuse võtsin. Märgin ära aadressi, vajutan C klaviatuurilt, liigun tagasi sellele leheküljele. Nii, liigun sellele kohale, kus ma soovin aadressi panna. Nii, ma teen siia uue lehekülje. Nii, liigutame selle siia alla. Ja aadressi, Ctrl V ja aadress tuli siia alla. Et ta kaunim välja näeks, sikutame tekstikasti laiemaks ja sikutan siia alla nurka. Nii, nüüd on meil lisatud nii luuletus kui ka allikas, kust meie luuletus on pärit. Meie luuletusel on ka autor, et Jaan Klaplinski on ilusa luuletuse teinud. Ja nüüd saad jätkata oma fotokollaaži töötlemist, lisada veel siia sobivaid kleepse või pilte või mida sa soovid. Jõudu tööle sulle ja ilusat päeva jätku!